Tere õhtust kõigile, et mul on väga hea meel teid siin tervitada. Täna õhtul on minu kõrval siin Leida Ilo, metallikunstnik, kellega just eelmine nädal siis tagasi, neljapäeval avasime näituse Pea pilvedes jalad maas, mis on siis Leida Ilo loomingule pühendatud selline 50-aastane tagasivaade võib-olla. Erinevate perioodide unikaallooming on seal väljas, kes eelmisel aastal käisid muuseumis Tallinna juveelitehase näitust vaatamas, siis seal said näha ka Leida juveelitehase perioodi teoseid ja seekord siis tõesti oleme keskendunud ainult unikaalloomingule. Leida on olnud hästi erandlik ja ka natuke eraklik kunstnik minu arvamuse kohaselt, et teda ei ole võib-olla sellises rambivalguses väga palju nähtud, et ta on samas väga hoolega ja suurepärase tundlikkusega dokumenteerinud oma loomingut, nii et see arhiivimaterjal, mida näitust ette valmistades ma siis sain näha, on tegelikult suurepärane ja mul oli väga hea meel, et Leida lasi meid nii-öelda ligidale siis mind muuseumi poole esindajana, et mina olen selle näituse kuraator. Et see oli üks väga põnev ja õpetlik protsess minule ka ja mul on selle üle nagu väga hea meel. Aga täna siis siin keskendume võib-olla eelkõige just sellele Leida Ilo kujunemisloole, et kuidas see alguse sai tolleaegse kunstiinstituudi aegadest kuni siis tema loomeperioodi kõige viljakamate aegadeni välja ja hakkame niimoodi vaikselt minema ja me vist Leidaga ennem rääkisime, et kõik on oodatud ka kaasa elama, küsima ja vestlema ja arvamust avaldama, nii et katsume võtta seda väga selliselt rahulikult ja loomulikult. Leida, sinu siis õpingud algasid Kunstiinstituudis 1965. aastal. Et kuidas see idee sul üldse Kunstiinstituuti õppima minna sündis? Ma ütlen, et ma olen läbinud, siia tulles mõtlesin, et teeks ikka nalja. Ma olen 5 kooli läbinud. Üks oli siis 21. keskkool, siis oli 6. Siis oli keeltekool, siis oli Kunstiinstituut ja 5. on lõpetamata elukool. et praegu käin 5. Aga siis esimene jah. Et siis metalliõpingud. Sealt vahepealt. Täitsa mõtlemata või pikemalt kaalumata millegipärast valisin metalli, võib-olla, et on praktilisus, ühesõnaga mõtlemata täiesti tundus õige olevat. Aga sa tahtsid teada, et kuidas õppimine edenes või? Jaa, et võib-olla sa saad natuke avada, et kellega koos sa õppisid, mis sul nendest õpingute... Ma tahtsin rääkida, et kõigepealt olid õppejõud, kes on väga olulised, oli Kuldkepp, kes rõhutas kogu aeg tunnetust, et kui te midagi teete, siis tunnetus on kõige tähtsam ja see tõesti, see oli väga oluline sõna, see saatis mind päris pikka aega. Aga kellega me koos õppisime, oli täitsa lõbus aeg. Sel ajal olid peod nii, et saali põrand pidi alla rappus ja minu ajal oli ju Kukerpillide eellane, see Peo Leo ja Taivo Linna
selle lõi ja ta oli väga andekas, metallikas. Ta oli üks aasta enne mind vist, jah. Nii et meil käis see õppetöö nii lõbusalt, et ei mäletagi õppimist kui niisugust peale kuldkeppi. Aga diplomitöö juhendajaks ma valisin meesterahva Uudo Ivaski. Ja ei õigemini kuidagi, mitte et ma ei valinud, aga mulle meeldis, ma sain aru, et mulle meeldib niisugune monumentaalne lähenemine, mulle ehted nagu tundusid niimoodi mööda minnes. Et võib ka ehteid teha, aga monumentaalne ja skulptuur istus mulle rohkem. Ja Uudo Ivask oli siis diplomi juhendaja. Ma tegin 2 osa, üks oli projektina Narva-Jõesuul on niisuguse sanatooriumile või puhkekodu seinapannu. Seinast seina. Ja projekt tähendas siis seda, et seda ei teostatud, jaa. Aga teine osa oli teostatud, lausa läks koha peale. See oli ka niisugune haruldne juhus, et diplomitöö läheb koha peale. See oli niisugune valgusti varietee eeskojale Kungla hotellis, jah. Toru läks laest põrandani ja tema ümber olid siis niisugused alumiiniumlehed, mis liikusid, millest sai moodustada erinevaid kujundeid ja valgus oli keskel. Nii et kaitsesin ma väga hästi, kiitusega. Ja siis sain suunamise juveelitehasesse. Ma korra tulen veel tagasi selle kooliaja juurde, et sa rääkisid väga toredasti, et sa olid tegelikult väga inspireeritud sellisest nagu ka arhitektuuriõppest, mis teil tollel ajal oli, et mida vedasid siis Bruno Tomberg ja Edgar Kuusik, et kas sa seda tahad natuke avada? See ei olnud arhitektuur, see oli arhitektuuri alused. Oli selle aine nimi oli arhitektuuri alused. Me ei teadnud arhitektuurist midagi, seal oli vaja lihtsalt üks 20x20 pind täita joontega ja punktidega. Ja siis see oli nagu test, andekuse test, ütleme niimoodi. Ja meil käis see kähku. Aga Kuusik ja Tomberg omavahel vestlesid ja vaatasid pool tundi ühte asja. Ma mõtlesin, et see on ka tõsine asi. Nii et ja mul on meeles, ma vist näitasin sulle ühte ja Tomberg või Kuusik küsis, et kas te Mirood teate, ma ei teadnud mitte midagi Miroost. Hiljem hakkasin uurima. Tõi nagu paralleeli sinu ja Miro vahel siis. Mingi jah, niisugune paralleel tekkis, temal muidugi, minul mitte mingisugust. Aga see on nii kummaline, et tagantjärgi vaatad, mul on see kavand alles. Ja ma nagu vaatan teda ka natuke kauem juba. Et see oli põnev. Aga teil oli ka erakordne võimalus tegelikult siis õpingute ajal juba 1967. aastal sõita Poola sellisele tutvumisreisile ja kus sa siis avastasid selle metalloplastika nii-öelda. Õigus. Kas sa seda tahad natuke rääkida? See oli tudengite, tähendab, see oli niisugune Sputniku reis, et tol ajal oli see ainuke maa, kuhu sai ja Komsomoli kaudu vist Sputniku reis. Ja minu reisikaaslane istub seal. Arhitekt. Ja lihtsalt sel ajal, see oli 2 nädalat vist ja Poola oli sel ajal väga kunsti, ütleme, maailma pulsil hoidis kätt. Et sina võtsid sellise suuna, et me ei lähe kuskile kaubandusse, ka kuskile, et otsime kunstnikud üles ja siis me saame kontakte.
ja nii oligi. ja see kuidagi ise tekkis. Ja selles mõttes, et me saime näha, noh, nemad näitasid, mis on neil olulised asjad ja siis vot see metalloplastika, seal olid niisugused suured skulptuurid, mis olid nagu vaskplekist taotud, aga jättis niisuguse valatud mulje. Ja jah, seda oli seal. Ja mida ma veel seal nägin, oli Moori skulptuurid, Henry Moore. Nii et kui ma teisel kursuse töö vist tegin, siis see ei läinud läbi. See oli liiga mõjutustega. Nii et ma pidin ümber tegema. Linnaks ei kaitsnud mind. Vajas veel settimist. Aga see ei tähenda midagi. Nii et sellel oli suur, edaspidiseks ikkagi mõju. Aga kas selline karate, see teema, kas see tuli juba kooli ajal või see tuli siiski natuke hiljem? Karate tuli hiljem, kõigepealt läksid ikkagi juveelitehasesse? Läksin tehasesse, käisin seal baasides, tegin esimest näitust 74 ja siis oli suvi ja ju ma tõstsin neid kolakaid niimoodi, et ise ei saanud arugi, et midagi viga oli, nii et pärast jäin nagu, ei saanud istuda ega astuda, lõi jalga. No, ilmselt, tagantjärgi ma tean, et ma sain nagu niisuguse radikuliidi või tõstsin ära ja tuul puhus. Ja aga see tänu sellele haigusele hakkasin ma niisugust võimlemist tegema, mis selle välja ravis. Venitused ja niisugune hea joogaõpetaja oli, kes andis Kontsile ja kutsusin ta instituuti ka. Nii et me võimlesime, rippusime ja see rippumine pani nagu need paika kõik. Nii et see aitas. Karate tuli siis, kui ma olin juba paigas. Ja, et see on midagi, mis tegelikult on sind, see esimene kogemus, esimese isiknäituse tegemisel, siis niisugune ülepingutus on sind ikkagi ja nüüd viimane näitus pingutasin ka natukene üle. Et suunanud sellisele stabiilsele enesearendusele ka nagu füüsiliselt, et sa oled ikkagi tänaseni tegeled tai chi'ga ja nagu hoiad ennast väga... Elu sunnib lihtsalt, kui sul kuskilt hakkab midagi viltu kiskuma, siis mõtle järgi ja liiguta ennast selles mõttes. Ega ma ei ole mingi niisugune hull fanaatiline, ma ei tee mitte midagi fanaatiliselt. Lihtsalt nii kaua, kui meeldib, siis ma teen. Ja töötan ka siis, kui meeldib. Aga kui siis noore inimesena sinna juveelitehasesse sattusid otse peale lõpetamist, et mis sind seal ees ootas ja kuidas see tööpäev seal välja nägi, et sa asusid seal tööle kunstnikuna? Jaa, esimene päev kohe võeti mind rõõmsalt vastu ja oli selline tore ruum, kus kunstnikud istusid. Ega seal palju ei olnud, seal oli Elken, Loit, Kütner tuli hiljem ja oli veel 2 poissi, üks oli tehnik ja siis üks kirjutas nagu loosungeid. See juveelitehas oli Pärnu maanteel Tavasti ruumides. Ja see, kus me kavandeid tegime, oli peakunstniku Elkeni poolt välja ehitatud ilus pööninguruum. Nii et ma sattusin ilusasse helgesse kohta ja võisin laua taga teha, ma ei ütleks, et seal kohe niisugused ranged ülesanded olid, vaid olid lusikad, märgid,
ja lauanõud olid ka, aga mina niisuguseid seerialauanõusid ei teinud. Ja sel ajal oli tehasel Moskva poolt või liidu poolt kuidagi niimoodi Eestile väga, väga suured vabadused antud ja hõbedat oli palju ja ma sain teha niisugust asja nagu hõbedast vorme. Ja siis mulle tundus see üldse nagu ma ei töötaks tehases, vaid lihtsalt teen midagi niisugust, mis ma tahangi teha. Kõigepealt tegin ühed frukti alused või niisugused puuvilja alused. Jah, kolmes mõõdus. Ja kummaline on see, et kui mul esimene näitus oli, ma tahangi öelda, et need samad tehase hõbedast nõud tehas andis ja ma tõin nad näitusele ja ei olnud mingisugust valvet ega klaase ees. Üks tädikene istus seal, see oli üleval, kus praegu on kunstnik, see 3. korrus, kaasaegne kunstikeskus, ma ei tea, kas praegu on seal. Seal oli üks väike niisugune salong või galeriipind, jah. Ja lihtsalt tagantjärgi ma imestan, siis tundus see nii loomulik, olid sõrmused, vormid, kõik oli lahtiselt. Aga just, et ei kujuta ette, et praegu keegi annaks sulle tehasest välja hõbeda. Ja ma ise ka kardaks. Ka siis polnud hirmu ja midagi ei juhtunud ka. Nii et see praegu on imestad lihtsalt. Aga see vormide tegemine oli ka selline, et neid ei tehtud ju suurtes tiraažides. Et need olid üksikud ja seal oli ikkagi sinu enda osalus väga suur. Et sa tegid suure sellise poolikomplekti, mille nimi oli Kõrvits, et selle puhul sa siis ise kohrutasid selle välja. Ja meil oli see töötamisosakond oli eraldi väikses majas, seal olid meistrid, üks oli Nigold oli instituudist tuli meile, oli väga hea meister ja siis olid veel trugijad olid, nii et see vorm nagu trugiti, aga põhilise kuju ma kohrutasin. Ja siis oli veel hõbeda valu oli Saaremaal. Nii et seda valu oli huvitav tutvuda sellega, mingid uued Itaalia valupingid tulid ja siis need pressvormid, kuidas võeti. Ja sellepärast ma sain seal osa niimoodi valatud ehted on ka siin näitusel väljas. Aga kuidas siis oma loomingu tegemine tehases toimis? Õige. Elken oli peakunstnik, kes ikka niimoodi kuidagi, mitte ta ei sundinud, aga ta soodustas, et sai kasutada tehase baasi, trugida sai ja ta ise võttis osa näitustest ja nagu ahvatle, õigemini ta suunas ja võib-olla ma oleks muidu ka näitustes osa võtnud, aga Elken oli soodustas, ta ei olnud vastu sellele. Kus kunstnik pidi kella? Seda küll, jah. Pidi hommikul tulema ja numbri riputama ja siis arves. Ja see mulle väga ei meeldinud. Mulle ei meeldinud, ma jäin alati hiljaks. Kas te pidite valgetes kitlites istuma? Ei. Selge. Aga kui see kohustuslik aeg täis sai, siis sa liikusid juveelitehasest eemale, see oli vist 3 aastat? Neli oli, sundaeg oli 4 aastat. Ja siis ma mõtlesin, et niisugune tore koht on Viru hotell, et seal ei pea kohal käima.
et Viru hotelli kunstnikuks 8 aastat läks, kui olin ma 1 aasta, ma ei mäleta. Seal oli teatrikunstnik Vello Tamm, töötas seal ja ma läksin talle nagu abiliseks alguses ja siis jäin oma pead kogu seda Viru haldama, nii et seal oli ikka neid saale ja restorane ja tööd oli rohkem kui et ega eriti ei olnud vabadust, kuigi ma arvasin nii, et ma ei pea kohal käima, küll on hea, et teha, sest pidi kohal käima, see oli tüütu. Aga see oli väga hea kool jällegi. Pärast seda pole ma ühtegi näitust saanud kellegi teise kujundada, vaid olen ise kujundanud. Välja arvatud see viimane. Aga see on hoopis midagi muud, see on lihtsalt kingitus mulle, see viimane. Aitäh. Aga kui tuleme tagasi selle Viru hotelli juurde, siis mis need ülesanded tegelikult tollel ajal kunstnikul olid seal? Seal olid niisugused suured aknad väljas. 10 akent vist oli. Ja sinna oli vaja mõelda kujundust. Ühes oli nii, et suured fotod tegin sinna. Ja kui olid uus aasta, jõuludeks ei tohtinud kaunistada, aga pead elemendid valmis tegema ja siis kuskil jõuludeks uue aastani või näärideni või 2 päeva. Siis sai riputada neid elemente ja see töö võttis läbi lausa. Sest ülemine korrus oli 22. korrus, siis oli restoran, siis kabinetid, siis kohvik ja all veel need varieteed. Et kõik need saalid pidid olema niimoodi. Aga mis mulle meeldis ja ma tegin kohvikus, organiseerisin mulle sümpaatsete kunstnike näitusi. Kõigepealt oli Mare Vint, siis oli Malle Leis. Malle Leis ehmatas nii ära, Viru hotell, mulle ja raamegi ei sobi sinna. Et mu raamidki ei kõlba sinna. Aga pärast ta ikkagi, siis Makar oli üks kunstnik, väga andekas. Et päris paljude kunstnike näitused Viru kohvikus. Aga see periood sai otsa. Täiesti jällegi sujuvalt kuidagi niimoodi. Ma astusin kunstnike liidu liikmeks 76, 2 aastat. Ja siis ei pidanudki nagu tööl käima, võis vabakutseliseks hakata. Mida ma ka tegin. Aga mis see tähendas siis tolleaegne selline vabakutselise elu? Ei pidanud tööl käima. Aga kust see raha siis tuli? Vot ema kogu aeg ütles, et pead tööle minema, aga ma pidin kogu aeg tõestama, et raha saab ka tööd tehes, mitte tööl käies. Ja nii, et kuidagi ta lõpuks soostus selle mõttega, et ma ei ole muidu leiasööja. Ja see võttis aega, otsalt öeldes. Aga siis oli ju nii, et näitustel siiski osteti. Sa tegid näitusele töid, Kunstnike Liit ja Kunstifond ostis. Kas nad alati siis ostsid, et sellest piisas? No minule piisas. See oli head hinnad. Minule piisas. Mulle tundus, et väga head hinnad olid. Ma mäletan, et ühesõnaga ei olnud sellist küsimust, et raha ei ole. Ausalt öeldes praegu ka ei ole sellist küsimust. Mul tuleb meelde see loosung, mis mulle väga meeldib, et raha on enam või aeg on enam kui raha. Võin ma nüüd vahele rääkida selle loo, miks mul see tekkis, see loosung tuli 2000. aastal prantslaste poolt.
arhitektid võtsid Millenniumi vastu sellise projektiga ja nende loosung oliks, et aeg on enam kui raha. Ja projekt oli roheline meridiaan. Nad istutasid puid, Prantsuse kaart on niisugune kuusnurkne, eks ole, et põhjast kuni lõunani, see oli roheline meridiaan, nad istutasid puid. Sel ajal, kui terve maailm loopis raha sinna, saluut käis. Nii et jah, see loosung jäi mul siis meelde, et aeg on enam kui raha. Ma ei eputa, aga tõesti see nii on, et kui sa näiteks hirmsasti teed mingit tellimust ja oled selle raha küljes kinni, see ei rõõmusta sind lõpuks. Ja töö ei tule ka nii hea, kui sa teed nii endale. Teed seda, mis oma hingele oluline on. See ostetakse ära. Ja see raha tuleb nagu kingitusena peale. Siit on võib-olla ilus edasi just liikuda sinu kõige monumentaalsema teose Muna juurde. Et kuidas vabakutselisena sellist suurt muna siis loole. Jah. Et kas sa saad seda avada natuke, et kuidas see munalugu siis oli? See munalugu. Kuidas ta su juurde tuli? See munalugu tuli mu juurde niimoodi, et üks mees, kes oli niisugune, samal ajal vist astusime instituuti sisse, tema ei saanud, aga ta tegi mingit kunsti ja temal oli see muna või tal oli linnuvabriku või tutvus või ta pakkus mulle seda. Ja kui ma tegin kavandi, siis me läksime kõigepealt linnuvabriku direktori juurde, kelle nimi oli Lind. Ja see oli Põllumajandusministeeriumis ja see Aleksander Lind ütles, et ma tegingi selle esimese kavandi, mis on seal näitusel väljas ka niisugune plastiliinist postikene ja 9,5 kopkane muna oli seal üleval. Ja see ütles, et kana on sellega nii palju vaeva näinud, et mis minul võib selle vormi vastu olla. Ja nii ma hakkasin mõtlesin, et teostada aitab mul see mees, aga sellel ei tulnud midagi välja. Tema proovis seda, ühesõnaga ei liikunud see teostamine kuskile. Ja lõppude lõpuks ma kurtsin oma sõpradele Sepa Ülole ja Eintsile, Valk Eints, Sepa Ülo ja Tõnu Lauk ütlesid, et teeme sulle karkassi. Ma joonistasin täpselt selle mõõdus. Selle muna suurus on 2,5 meetrit pikk ja 1,75 on kõrgus. Ja siis nad tegid mulle, keevitasid raud sellistest armatuurist. Jah. Mitte traadid, need olid tugevad niisugused karkassi. Ja siis ma hakkasin selles töökojas, kus olid need kiviraidurid, valumehed ja sepad. Urdaküünis, jah. Ars Monumentaali, selline töökoda. Ja muidugi see kavand käis ju kunstinõukogust läbi ka. Nii et ma sain nagu loa seal teha seda tööd. Nii oli. Ja see töö oli jälle lõbus oli. Mehed olid ümberringi, et mis sa teed? See on muna teen. Milleks? Miks sa teed seda nagu? Neil oli nii lõbus vaadata, et üks tüdruk siin niimoodi selle sõrestikule mätsib seda kipsi peale. Sõrestiku alla panin sellise, niisuguse
kuidas see paberit kutsutakse, jõupaber vist. Jõupaber ja siis ladusin kipsi peale sinna. Ja siis ta tuli niisugune, seal piltide peal on näha väga krobeline, aga asi edenes ja siis lõpuks jällegi tulid mulle sepad abiks ja tegid šablooni. Siis ma mõtlesin, et kuidas ma selle siledaks saan. Nad tegid nagu värava niimoodi selle šablooniga. Panin vedelat kipsi, et tõmbasime. Nii sai see esimene vorm tehtud ja siis läks see töö. Kas see oli orto või jah. See nagu ortos tehti niisugesi klaasplastist paate ja sai see töö, nagu nad võtsid negatiivi ja siis tegid 2 positiivi ja pandi kokku. Sees oli tal niisugune metallist väike niisugune 4 jalga tuli välja posti külge kinnitamiseks. Nii et kui see käis päris ruttu, ausalt öeldes see töö. Ma suvel tegin ja kuskil enne jõule oli see muna juba posti otsas. Ja see oli nii uhke vaadata, kuidas kraana tõstis ja kui uhke tunne oli. Ei mingit vaeva. Mul ei ole vaev meeles, mul on need uhked tunded meeles, mis sellega seoses. Ja küll on hea, et sai need pildid tehtud. Ma ei mäleta, kes neid tegi, kas Tiit Veermäe või. Aga on olemas. Ja mis veel oli? See munalugu sellega lõppes. Muna on siiani kõigile näha natuke nüüd teises kohas tänaseks. Aga... Võt see, kuidas muna hakkas katki minema, see oli väga kurb. Ja küll ma otsisin seda parandust ja sinna tekkis mingi paviljon sinna taha, mingisugused kaubalaod ja... Kas oli aja möödud, et siis hakkas katki minema? No jaa. Tähendab, kui 30 aastat ta seisis seal rahulikult, kuidagi mitte rahulikult, naljamehed värvisid teda lihavõtteks aeg-ajalt ja pärast tehti jälle puhtaks, aga see ju avaldas ka mingit mõju, nii et tal hakkas pragu tekkima. Nii et ega see poleks võib-olla muidu tekkinud. Aga see selleks, aeg-ajalt sain sinna minna vaatama ja see pragu tegi mind väga kurvaks. Ütlesin, et vajub kokku. Ja mina otsisin seda parandajat, ei saanud. Aga siis otsis mind üles Jõelähtme valla lehe, kas toimetav, ühesõnaga niisugune suhtekorraldaja, ajakirjaniku moodi tüüpi naine, ütles, et tema uuris, et kas sellel munal ka autor on, sest seal nime ei ole. Et ma mõtlesin, et tellimustöö, et ma ei pea, et see ei ole, et see oli nagu töö, vabandust. Ja tuli niisugune kõne, et kas on, ütlesin, et kuidas te mu üles leidsite, et tema leidis, ta küsis Kunstnike Liidust mu telefoni ja Maimu Berg teadis, et see on minu tehtud. Nii et mind leiti üles, mina võtsin pildid kaasa, vestlesime natukene, tema tegi suure persooni loo Jõelähtme lehes, vallalehes. Ja siis ei läinud palju aega mööda, kui selle töö restaureerimise võttis Merko. Ja ma mõtlesin, et ma pean nagu minema vaatama ka, kus nad teevad, aga mind ei olnudki vaja enam. Jälle mind ei olnud vaja. et see, ajalehe kaudu sain teada, et kuskil ta on. Ma mõtlesin, et mind huvitas.
aga tuli jah nii, et see oli nagu mingi, nad alguses arvasid, et nad valavad uue posti, aga seal oli ringtee, eks ole, see post tõsteti, ma ei tea, kuidas nad seda tegid, see kas oli Copperfield või võib-olla abiks, täitsa niimoodi, et avamine oli nii uhke, et munal tõsteti jälle niisuguse uue kraanaga juba ja tal oli punane riie üleval. Ja see riie niimoodi tõmmati ära, vaatasin, et kuidas. Ja siis ma küsisin selle Merko mehe käest, et kas need kruvid, et kuidas need 4 kruvi, et kas need roostes ei olnud. Ei olnud, nad said tagasi pandud. Nii et see oli rõõm tõesti. Et ma olin juba nutma valmis, et minu töö ja läheb katki, aga parandati ära. Aga see oli rõõm, jah. Et samal ajal, kui sa siis selliste monumentaalsete väljakutsetega rinda pistsid, siis sa ikkagi tegid ka näituseid ja oma loominguks siis tegid hoopis hakkasin kõrsi tegema. Just. Et alustasid kõrtega, et kuidas kõrteni jõudsid? Kuidas sa kõrteni jõudsid? Kõigepealt olid võib-olla loorberipärjad ja... No loorberipärjad, see on natukene niisugune olümpiateema ja et loorberid ja kuidagi niisugune väike tõuge, eks ole. Tegelikult ma nägin, mulle meeldisid, kunagi sai käidud Ermitaaži kullakambris ja seal mul tulid need pärjad meelde, mis seal, need olid uhked. Ja need olid mul eeskujuks küll, jah. Ma need loorberipärgi tegin. Aga kõrtest võin ma rääkida seda asja, et ma ju käisin Palangas. Ja Palanga loodus ja Palangas sõit oli ükskord niisugune, et Palangas on need liivatüünid ja niisugused kõrrelised ka. Aga kust see tuulemõte tuli mulle, et me sõitsime, õigemini ma sõitsin novembris bussiga Palanga poole ja aknast vaatasin, kuidas tuul neid kõrsi liigutas. Ja mul oli täpselt mõte, et ma tahan niisugust kõrt teha, mis liiguks. Mis kõiguks, mis tudiseks. Ja sellepärast ma tegingi kõige esimese kõrre niisuguse, et see jalg oli tal peaaegu niimoodi hästi väike. Ta ei saa seista püsti, aga ma valasin sinna tina ja ta seisis, nii kui panid laua peale, siis ülemine ots tudises. Ja see oli kõige esimene kõrs. Ja siis see oli üks näitus 84. Ja siis tegin kõrrepõllu ja siis mind hakkasid need rohulibled tõesti liigutama niimoodi, et mul tekkis isegi mõte, mida, see on teostamata mõte, et teeks ühe niisuguse põllukese, kus on lastele õpetaks seda metallikõrre tõmbamist. Igaüks teeks nii, nagu on. Ja siis teeks sellise põllu lausa. Niisuguse näituse. See oli niisugune rõõmu mõte. Järgmine näituse projekt. Jaa, Tiina ütles selle kohta, et see tasuks teha. Just. Selle veel teeme ära. Jaa, aga sinu looming on väga tugevalt tegelikult seotud nende loomebaasides, tolleaegsetes siis loomebaasides käimisega, et kõigepealt esimene oli Tsintaris veel juveelitehase aegne aeg, kus sa siis tegelikult töötasid niisuguste monumentaalsemate vormidega, kasutades šamotti, mis on siin näitusel ka väljas, aga edasi see Palanga baas oli selline, kus sa käisid väga
mitmed korrad, et võib-olla sa saad natuke avada, et mis elu seal elati ja kui kauaks sinna sõideti ja mida seal siis teha sai. aga Tsinterist räägin natukene või? Võite alustada Tsinterist loomulikult. No need lilled, mis siin väljas on, need ongi otseselt seal tehtud. Ma ei olnud varem keraamikat teinud. Ja, aga miks ma läksin, julgesin minna, eks ole, keraamika. Kunstnike liidus oli niisugune stend, kus oli kirjas, et kuhu võib soovida või. Ja kuna ma sain ju teha, sest ennast kauplesin 8 kuuks vabaks, ega see ei olnud niisama ka. Ütlesin, et ma teen tööd ette ja teen pärast ka. Aga lubasid. Ja sealt Tsinteris ma siis tegin need lilled kõigepealt, aga kõige toredam lugu on, et need keraamikud, kes oskavad keraamikat teha, üks tuli ja ütles mulle, et kuidas sa nad tegid. Tema on ka tahtnud, aga tal ei tule välja. Aga tema tegi nii nagu keraamik teeb, et sa vist toru. Aga mina tegin täis, niisugused mitte seest tühjad, vaid et varred olid niimoodi rullisin. Et tihtipeale on nii, et see, kes ei oska, võib üllatada neid, kes oskavad ja et see ei olnud mingisugune, keraamik võib-olla ei teeks niimoodi. Aga kuna mul oli see niisugune tugev metallika käsi, siis ma ükskord enne ahju panemist ühe tüdrukuga seal niimoodi laua peal glasuurisime ja ma õpetasin talle eesti keelt, et kunst ei ole mitte kunsti teha, vaid kunst on kunsti näha. Ja tema kordas seda ja mina räägin ja põrutasin ühed lilled katki niimoodi. Ma ei osanud olla niimoodi, ma olin hoos, sest midagi. Et õpetasin talle. Aga sealt ma sain natukene seda šamotti kaasa ja siis need valged vormid, siin on 2 vormi, need ma tegin juba ateljees. Lihtsalt sellest Läti šamotiga. Ja rohkem ma keraamikat teinud ei ole kui seal. Aga palanga, palangas tegin metalli ja esimene palanga oli niisugune, see oli 74 aasta ja see oli kõige loomingulisem. Seal olid üle liidu kunstnikud, kunstiteadlased, maalijad, graafikud ja siis oli juveliiri ka olid, need olid ka üle liidu, seal oli armeenlasi ja venelasi ja ühesõnaga praktiliselt ja grusiin oli üks Miša. Aga igaüks töötas omas toas, et seal ei olnud mingit töökoda, vaid kõik, mis sa kodunt kaasa võtsid suure kotiga, jootmisaparaadid ja ma mäletan, et kui me teine aasta läksime, siis ma juba teadsin, ma teadsin, et seal on niisugused lumine ja niisugused liiva. Millegipärast sõitsime Liiaga koos, see oli vist teine kord ja võtsime suusad kaasa ja suur kott, eks ole, tööriistadega, haamrid, jootmisaparaat, viilid ja suusad ka, need lendur. Me olid 2 lennukiga, otse palangasse ei saanud, Riiast pidi teise lennukisse minema. Ja lendurid aitasid meie kotti tirida, et või što, от мужей сбежали.
et jooksite meeste eest ära või. aga me ikka suusatasime seal niimoodi, et hommikul või enne sööki, nii et põsed, roosad ja siis hakkasime tööle. et kuidas neid töid lõpuks esitlema pidi, mis te seal tegite? Ja lõpuks pidi esitlema. Iga kord oli lõpunäitus ja Moskvast oli komisjon kohale. Seal oli kunstiteadlane ja mingi ametlik. Nad pidid aru andma, eks ole. Nad ju maksid meile. Kõik oli makstud, sõit oli makstud, toitlustus ja need tööd jäid meile endale. Ma sain need tööd esitada siin näitusele. Ka palka makstud või? Palka ka maksti või? Ei, palka ei makstud. Palka ei makstud. Lihtsalt muretu elu oli. Kas siit võib-olla ongi hea siis edasi liikuda nende isiknäituste juurde, et sul on olnud 9 isiknäitust, mis sa oled kõik ise siis kujundanud ka ja koostanud. Aga kas sa seda saad kuidagi avada ka, et millal tundub, et on õige hetk teha järgmine isiknäitus, et kuidas see sinu puhul käis? Praktiliselt üks 5 aastat pidi vähemalt vahet olema, mingi niisugune kas kogunes töid või tekkis mõte, ma ei tea, aga 5 aastat. Ja mida sa oled pidanud kõige nagu olulisemaks sellise terviku loomisel siis ühe näituse jaoks, et no tervik ongi oluline. et näitus oleks terviklik selles mõttes. Mõtlen, et esimene vist oli, kus oli teema. Vaalas olid see kõrred, kroonid ja pärjad. Et siis ma olin juba lilleseadjatele pärgi teinud ja mul tuli niisugune mõte, et paneks näitusele nimeks kroonid ja pärjad, sest et osad on ja nii oligi. Et Eha oli, Komissarov oli siis seal Vaala galeriis ja tema nagu juhtis seda mõtet, tähendab, ta rääkis mulle, et on niisugused lahtised ja kinnised kroonid või mina ei süvenenud sellesse nii palju. Kuidas sellel ajal, sul on ka väga kaunid plakatid sellest ajast nende näitustega seoses, et kuidas see graafilise disaineri valik sellel ajal oli? Järmut. Et kas sa ise valisid selle või valis ikka selle siis see koht, kus sa näitust tegid? Ikka ise? Ikka ise. Ainult lehes ei pidanud ise kirjutama. See on ka hea. Panin järjekorda või kuidas... Siis ei olnud ju niimoodi, et sa pead maksma galerii eest, eks. Et panin aja kinni. Ja siis ma vist kutsed tegin ka. Aga selle salongi näituse, kus on need kõrred väljas, eks ole, ja kõrrepõld ja siis see 74, kus sa mõtled seda plakatit, kus on üksik kõrs. Sellega oli nii, et Järmut tegi plakati, aga foto oli Enn Kärmas. Et ta tegi hästi palju
no, nagu fotograaf ikka, ta pildistas hästi palju. Nii et see üks praegu, mis praegu väljas on ka Ennu pilt. kas sinu jaoks on üldse vahet selles, et sa teed näitusetööd või sa teed siis näiteks neid tellimusi, et nende kroonide hulgas on sul tõesti siis rahvusvahelistele lilleseadjate konkurssidele valminud, eks ju, need erineva suurusega kroonid ja siis sa oled teinud ka Miss Estonia krooni, aga samas siis näitusel me näeme täiesti siis vabaloominguna valminud, osaliselt Palangas, osaliselt Eestis, eks ju. Jah, et aga kas seal on mingi vahe sinu jaoks üldse nende tegemise puhul või kuidas sa... No tegemise puhul ei ole vahet, aga lihtsalt osad lähevad raha eest. Osad lähevad tellimusele, siis saad raha, eks ole, selle eest, aga osa paned näitusele välja. See, mis mul nagu enda jaoks, ma just naeran, et ma ei naera, vaid ma olen mõelnud, et ma ei tee kellelegi ehet, vaid ehe leiab selle. Et tavaliselt on nii, et teed nagu endale isegi pärga. Mõned pärjad ma seal Palangas, mis tegin, eks ole. Mõtlemata, et kellele. Et see, kellele meeldib. See. No mida loomiseks on kunstnikul vaja? Mõtet, inspiratsiooni, lihtsalt rõõmu oleks vaja. Ja palju ajaga ei tee midagi, aga aega on vaja muidugi. Ja minul on häälestus oluline. Räägi sellest võib-olla natuke. Ma ikka enne ei hakka tööle, kui ma ikka tükk aega mõtlen ja küpsen. Ma nimetan seda häälestamiseks. Ja siis ma võin teha kiiresti. See on nagu muusikaga, kui pill on hääles, siis võib mängida temaga. Aga kui ikkagi miski segab, siis ei tee. Aga mis aitab häälestada? Oskad sa seda öelda? Seda ei saa. Seda ei saa öelda. See on nii. Et nagu tuult, püüa tuult, vastust teab vaid tuul, mis aitab häälestada. See on nii, et mõtled, et ma nüüd häälestan, mitte midagi ei tule välja. Vaata, kui ma neid emaile tegin, see on nüüd Ungaris, eks ole. Kečkemetis, jah. Kečkemetis. Siis tuli, ütleme, metalliga oli nagu maailm mustvalge. Et metall võib olla küll ka kuldne, aga ikkagi mustvalge. Aga kui emailplaate tegin, sinna tuli kuidagi värviline maailm. Ja niisugune tunne on, et mina ei teinud need, et nagu keegi tegi. Jah. Et see oli kummaline tunne. Sest osa ma tegin seal Kečkemeti baasis. Ja jällegi emailid olid mul kodus ka. Ja siis oligi nii, et oli vaja veel juurde teha, vist oli näituse jaoks, ma tegin terve näituse emailid ainult ja kuumutasin.
oma ateljees väikses ahjus. Kas sa küsid niisugust asja, et kuidas see häälest või just nende värviliste emailidega oligi nii, et ma nagu jalutasin mere ääres ja mingisugused kohati olid lihtsalt loodus, tulin ideedega koju, ütleme niimoodi, jalutasin mere ääres. Luulel on oluline koht ka selles protsessis ja Millisel on sul? Mõtlengi, et sa oled ise palju tsiteerinud Alliksaart, Jüri Jüdi viidingut, kui me oleme rääkinud, et kuidas see selline sõnade maailm asi on niimoodi, lõpuks siis kujundite maailmaks. Et sõnade maailm on mulle nüüd hilisemal ajal tulnud. Et ta varem oli ka, aga ta ei olnud nii, et nad nii oluliseks muutusid. Et nüüd lihtsalt loed kas või see, mu lemmikud on muidugi Alver, Jüri Jüdi ja Artur Alliksaar. Aga jah, et seal on niisugused kujundid, ma mõtlen, et kui ma tegin seda metalli, siis mul polnud aega luuletusi lugeda. Siis nad olid lihtsalt olemas muidugi. Aga nüüd nagu süvened veel rohkem sellesse, et tunned, et iga luuletuse puhul on mõte nii kontsentreeritud, et iga sõna lõikab. Näiteks Viivi Luik kirjutab oma Kuldse krooni ja seda ma lugesin niimoodi, et proosa küll, aga iga sõna lõikas. Olgu, ma räägin selle loo ära. Lähen raamatupoodi, mul oli vaja osta raamatut ja ma mõtlesin, et ma tahan ühte sõnaraamatut. Lähen ja vaatan Kuldne kroon. Mina kui metallikas, mulle see kroon üldse ei meeldinud. Lähen ikkagi lähemale ja vaatan Viivi Luik, Kuldne kroon. Hakkan lugema ja loen sealt ehini lause, et 60-ndad võis kuldsed olla ainult sellepärast, et kuldne kroon tunnustamata poeedi peas. Teadagi, kes see tunnustamata poeet on. Alliksaar. Ja siis oligi, et rohkem ma ei vaadanud, ostsin ruttu selle raamatu ära ja kohe ma ei hakanud ka lugema, aga kui ma hakkasin lugema, siis ma ei suutnud, ma lugesin väga aeglaselt ja kõik inimesed, kõik, kes on minulegi tuttavad, Toltsist kirjutab, Marest, kõik, kes on lahkunud, on nii olulised ja see on ka, et miks te kirjutate ainult lahkunud, et teistel, et teistel on veel lõpetamata, ütleme. Et jah, ei ta kirjutab, ma tõesti soovitan seda lugeda, kes ei ole lugenud. Selleni peab jõudma. Ja neid inimesi kõik, kellest ta kirjutab, neid ma ju tunnen ka või tundsin või ütleme niimoodi. Sul on endal olnud sellised väga selged kristalliseerunud mõtted, mis sa oled mulle aeg-ajalt olen, aga praegu on kõik peast läinud. Kas on midagi, mis sa tahaksid lisada või on nii, et jätame nüüd ruumi küsimuste jaoks? Jätame ruumi. Küsige midagi ka ausalt, muidu ma ei jaksa enam rääkida.
aga räägi võib-olla sellest saarele, et vaata sellest me ei jõudnud üldse rääkida. Mis mõttes, et mis Jaa. viimased asjad? ma räägin, kuidas need juhtusid. Need olid, see oli üks, ühesõnaga, need on ju männikoored, eks ole. Ilma mõtlemata kuhu või mille jaoks, eks ole, lihtsalt paadikesi tegin. Ja siis tuli üks niisugune näitus, millel pidid olema tööd nagu noh, et ei oleks ära tunda. Mäletad, Aadis, aita mind. See oli see näitus, millel olid. Ja, mingi oli. Kas see oli vaata... See, kus me Vilniusesse sõitsime. Ja antivenenos või? Ei, antidoot. Vastumürk. Seda küll. Aga kui on noh, mul ei tule sõna meelde. Selle näituse idee oli põhimõtteliselt, et ei oleks ära tuntav selle autori tavaline käekiri. No jah, siis on nagu üks A-täega sõna, mul ei tule meelde. Ühesõnaga, et niisugused tööd pidi esitama ilma nimeta, ütleme niimoodi, noh, et sa ei tunneks ära, kes on autor. Ja ma mõtlesin, et noh, mind ei tunta küll paatide järgi ära, eks ole. aga selleks, et oleks noh, töö, ma järsku tegin, noh, ma leidsin oma elemendid. Need on tegelikult minu tuttavad elemendid. Ja ma tegin majakad neile, panin, te näete, säravad, need majakad vilguvad. Ja kett ja tegin niisugused paadid. See on omamoodi tähenduslik, et su viimased tööd, need hingepaadid nüüd ei ole väljas, mis oli see 2013. Küll on hea, et need siin ei ole väljas. Siin praegu ei ole, aga ütleme nii, et sinu nagu viimased tööd on paadid ja see laevamodelism on see, millega sa nagu lapsepõlves alustasid natuke sellise enne hästi detailse tööga. Ja sel ajal, kui ma neid voolisin, siis mul oli tuttav tunne kohe. Laevakered on, noh, mulle meeldivad laevad. Aga see Mirage, ja ma ei oska sulle seletada ja ma ei seletagi. Ma võin ainult rääkida, et need elemendid on emailiproovid kõik. Ungari emailiproovid. Need on nagu intarsia pandud sinna vahele. Ei, ma ei tea. Jah, ta ei ole peale kleebitud. Ja, saetud on auk ja see on siis intarsia. Või kuidas seda nimetatakse? Metall, siis ta on muu nimi. Intarsia on nagu klaasi puhul vist. Väga ilus. Ühesõnaga, need on jah, Ungari emailid. Ja et ma neid ära kasutasin, noh, kõik proovid, mis ma tegin, eks ole, kasutasin ühes töös ära. Ma võin praegu ilusa jutu teha, eks ole, need on nagu teed, niisugused, mis viivad kuskile. Ja noh, Mirage ikkagi, et Mirage ju peegeldub, see maantee on nagu klaasist. Ja sellepärast tuli see niisugune kangastus. Aga Vietnamist räägin ma teile. Ma sõitsin Vietnami lennukiga ja see on see pilt, mis ma joonistasin, et kui lennuki aknast seda maastikku vaatad, see oli täpselt niisugused teed on, niisugused mäed ja teed ja pilved ja see on mul nagu, see on joonistatud mul. Kõigepealt ma joonistasin lennukis nüüd, kas lennukis kohe või hiljem, ühesõnaga see oli nii maru pilt, et need künkad, noh, see kõik oli niisugune hall ja niisugune mingid, nii et see on Vietnami muljad, jah. Ja ka sellest võin ka rääkida, ühele see Toomas Pakri küsis, et kuidas sa neid oled teinud, vot neid, et kuidas ma ütlesin, ma viilisin. Ühesõnaga need, see on 0,5 on see traat olnud. Siin on ta 0,5, aga siin on 0,00. Et kuidas sa viilisid niimoodi täiesti, ei usu. Ma ütlesin, et viilisin jah, ja siis lõpuks tõmbasin selles.
sellega. Et nad on niisugused ja see Moskva kunstiteadlane ütles, Leida, et ärge ennast küll nulliks viilige.